armsat värvi, mis meie südames. Ja mina käin kodulehte ainult veini pärast tegemas. Minul on täiesti suva, kas see on pime või valge. Muhu tuli riidekapist välja. Äkki tahad naisele midagi ilusat öelda? Issand jumal. Sa päriselt tulid ilma napsuta. Täna on reede ja täna on Hindraku talus üks väga äge üritus. 25 inimest on registreerinud Eesti veiniteele kuuluvate veinitootjate. Ma ei teagi, kas need on nüüd meil need talvepäevad. Meil on igal aastal see kohtumine. Tuleme siia, arutame Eesti veini asju, proovime kõikide uusi veine. Saab olema väga tore päev, aga enne, nagu alati, on natuke liiga kiire. Janet läheb täna kell 4, pidid ära minema juba, jah? Jätab mu üksinda, aga ma saan hakkama. Me käisime eile Malju ja Märteniga ülikihvtis restoranis. Restorani nimi oli Soo. See oli kuskil Maidlas. See oli selline koht, mis on nagu, kui mina kui mingisuguse turismi asjanduse arendaja vaatan seda selle pilguga. Sa oled saanud mingi ägeda koha ja sul on nagu kogu maailma raha, et seda arendada, et mida siis saab teha. Seal oli üliäge, ma ei tea, 10 või 11 käiguline eine. Mis sa jaurad? Õhtusöök, gurmee, väga kiht, väga maitsev kõik. Ma kahjuks veine ei saanud juua, kuna ma olin autoga. Vaatasin selle pilguga, et oh my god, kui tore oleks seda teha, olla selle koha tegevjuht ja lihtsalt ehitada, mõelda, mida teha. Eelarve on piiramatu, aga noh, see on selline positiivne kadedus. Selle asja nimi on, et mitte meil ei ole liiga vähe raha, vaid meil on vaja rohkem tööd. Meil on olnud see novembri nädal on tegelikult olnud selline, nagu oleks korralik suve nädal. Pärast seda on vaikus ja rahu, saame kõik ruumid korda teha, kõik ideed, mis siin on ladude ümber mängimisel ja nii edasi, sest et ma ei tea, mis juhtunud on, aga detsembris on väga vähe kliente. Nii et ma loodan, et neid veel tuleb. Kui keegi seda vaatab ja mõtleb, et äkki midagi toredat detsembris teha, siis palun, ootame kõiki. Ühesõnaga, lähme siis tagasi selle juurde, et meil on täna veiniteeliste kohtumine. Hindraku talu kuulub MTÜ Eesti veinitee asutajaliikmete hulka, ehk siis meil on jäänud selline võrratu privileeg jätkuvalt kuuluda Eesti veinitee tegijate hulka, sellepärast, et nüüd ma sain aru, et tuleb mingisugune uus süsteem, et kui sa ise veini ei tooda, siis sa saad olla nagu toetaja liige, aga meie staatust see ei muuda. Ja siis minupoolne panus on korraldada või aidata neid talvepäevasid. 1 kuu, 2 aasta jooksul on minul turundust vedada Eesti veinitee, sotsiaalmeedia lehti tähendab õigemini. Tegelikult on üliäge seltskond. Ja kas ma juba ütlesin, et kõige lahedamad inimesed? Kas veine on hakanud tootma toredad inimesed või muudab veini tootmine kõik inimesed toredaks? Mis te arvate? Ühesõnaga, täna tuleb palju veini, palju naeru, palju toredat. Ööbima jääb 15 inimest, mis tähendab seda, et meil on õhtul ka väga tore. Vaatame siis. Pikalt küpsetatud sealiha. Nad alustasid veinidega, nii et kellelgi väga kiiret ei ole. Aga näina. Siin. Näita mulle, mis siin on. Siin on meil kaste. Kaste, jah. Siin on meil kartul. Kui ilus ahjukartul. Super. Lihtsalt alustasid juba veinide testimisega, aga mina panen alles õhtusöögi välja andma, sellepärast, et ma olen täna teenindav personal. Aga ikka siis pärast testi järgi. Eks siit ole ka see, et ma ise olen proviisor, siis ladina keel on kuidagi nagu selline kodukeel. Natukene selline jäänud. Võtame ilusasti rahulikult, maitseme veine ja minu poolest võiks veinimaja teada olla. Ja siis saab ka midagi juurde öelda. See on kindlasti ajalooline moment, kus nii suures vaikuses hinnatakse veine. Tavaliselt on see selline kõvem sumin. Vein number 3, pärast seda teeme arutelu. Ja mis see? 25 pindi valge sõstar. Minu jaoks olgu ta poolmagus või mitte, kui jutt käib rabarberisse, ma ootaks hapet. Vaat siin oli vastupidi, eelmisele veinile siin ei olnud hapet. Ja see vein oli natuke lamendanud sellele. Ta ei olnud halb, aga ma oleks rabarberisse seda särtsu ikka rohkem ootanud.
Nature. Yes. 22 kohvlamull, traditsiooniline. kõik hindavad siin. nii, ma tahan näidata seda. kõigil on pohk. seal lukke taga mingisugune koht. Punkti pole pantud küll. Palun mulle ka. Ma esimest ei... No see oli, seda ei olnud vaja. Siin on ikka suht sama minu arust. mis sa tahad vastata? Ma tahan vastata seda, et mulle meeldis tegelikult kõige rohkem valgerunaveini Talli valgesööstra vahuvein. okei. Mingid järjekorda enam-vähem üritaks paika panna. Muhu tuli ka. Jaa. Muhu tuli riidekapist välja. Riidekapist tuli. proovime ära absoluutselt kõik Eesti veinide liikmete veinid. sellist momenti ei juhtunud varem ega hiljem. kuigi nad tegutsevad natuke... Koera mamma Maria. Kaks tükki kokku kaaluvad vähem. Kindlasti. Nii, väga kena. Oleks hästi armas, kui te viite need mustad nõud ära. Paul. No aga, nii. Aitäh teile, kallikesed. Süssu, näita, mida sina söönud oled. Kus sina käisid? Hea tegelane. Siin kausis oli meil hapukoor, mille siis Süssu on rõõmsalt ära söönud. Nii, selline ilus laupäeva hommik, idüll. Issi kutsub lapsi rabasse. Kas keegi tahab tulla? Keegi ei taha tulla. Ma olen üksi veini. No aga tee siis see raba kuidagi lastele huvitavamaks. Panen iga puuasse 2 sotti või? Jah, täpselt. Nii, meil on Maril on külaline pealinnast ja Mari ise tegi painakaid. Väga mõnus. Meile tuleb täna külla vanaema Marju ja Maret ja Maru. Väga tore saab olema. Mis plaan teil on? Me mängime Minecrafti üle. Normaalne. Päike paistab õues. On nagu absoluutselt fantastiline talveilm. No vaadake, kui ilus talveilm täna on. Päike teeb alati kõik nii heaks. Nii lahe. Margo tahtis käia korraks rabas, et täna päike paistab, et teeks mõned uued rabapildid. Pärast seda eilset hardcore veinide istingut on väga mõnus tegeleda selliste hingele ja vaimule tegevustega, kuigi Eesti vein on alati hingele ja vaimule. Ilusad puuridad. On. Kõik on laotud nüüd, enam ühtegi seda ei ole. Miks sul käru järgi on? Mida sa vedanud oled? Mind huvitab, millega tegeletakse siin? Omal ajal, millega tegeletakse vabal ajal? Mingi mootorijupp tuli ära või? Noh. See oli väga porine värk. Tagasi ma kõnnin, aitäh. Pole hullu midagi. Tahtnud ju kinni jääda. Tahtnud sinna seisma jääda. Jah, siin on see maleva, me ei ole seda siiamaani kokku lasknud. Me ei ole kokku lasknud ja me oleme õige koha peal tõstnud, et peaksid olema tee ääres. Aga see on Jaanusega korraks tulla ja 1, 2, 3 on valmis. Nii kui korraks veel lumi ära sulab, siis palun tuletage meile meelde, et me peame korraks selle tee ümber tuunima, sellepärast et meil tuleb ju väikene valgusrännak. Siin teeme sellise laterna matka, natuke seiklus, natuke piparkooki, natuke klögi. Ma mõtlesin välja, et kui me eelmine kord käisime niiviisi, et me sõitsime kõigepealt siit Valgmaalt bussiga Paidesse, siis seekord ma ei tee seda. Ma teen ikkagi selle, et kõik kogunevad Indrekule ja ma teen selle seikluse siis nii-öelda. Ta tuleb küll edasi-tagasi, aga ma muudan neid üllatusi. 14. detsember, teie juba oskate. Et kui on esimene lumi või nii-öelda esimesed lumed, siis loomad on hästi ettevaatlikud. Siis siia soolaku juurde põhimõtteliselt loomad ei tule. Talvel, kui see on justkui tavaline, siis on see siin jälgi hästi täis. Aga alguses esimese lumega on loomad hästi ettevaatlikud, et nad ei reeda oma liikumisi siin. Kui põnev. Kas see on nüüd see matkamehe jutt, mida sa räägid? Seda jah, seda ma ajan. Seda kämmi ma ajan kogu teistele, kes me sabas sörgivad. Et oled see metsa vahel siin, saad aru, et metsloomad on hakanud ka minu rada kasutama. Kui ma seal soolaku juures hakkasin põdra jälgi ise kasutama, siis siin tundub, et on vastupidi, et põder on
võtnud minu raja üle. Läheme siit ühe koha pealt läbi. Mulle väga meeldib, et sa oled kohalik põdrajuht. Jah, siin on see salapuu. Tiivad näitavad, et siin on midagi äkki loota. Vaata, kui sa siit üle nüüd nurga tagant keerad siit, sa näed, mis siin on igaks juhuks alati olemas. Oh my god. Kogu aeg on siin või? Keegi ei ole leidnud, jah? Ma just mõtlesin, et Kalja, kas sa päriselt tulid ilma napsuta, aga sul oli naps siin hoopis. Mis see on nüüd see? Lumm. Meeldiks, kui see oleks olnud vana Tallinn. Oh, siin on ikka päris paks lumi. Ma suudaksin ka siis ära eksida ilmselt. Oh, raksus. Oh, vaata, ei, ära tule vist kohe järgi mulle. Ma lähen üksi ära. Praegu ma kohe üldse ei tahaks vette kukkuda. See oli see riski tajutamiseks, nagu see Hiiumaa mehe anekdoot, et ei tahtnud, kui naise saatis Saaremaale poodi esimese külmaga ja jää ei olnud veel väga paks, siis ei andnud naisele mitte raha kaasa, vaid andis kirja kaupmehele, et ole hea, anna naisele kõik, mis naine küsib, aga et raha ei tahtnud naised kaasa anda, kuna jää on meil liiga nõrk. Kevadel klaarime. Peame kiirustama. Jah, et me jõuaks seal päikeseloojangus suudelda. Nägin küll, kuidas sa oma mokat toa juures sisse määrisid. Sul on küll mingid plaanid. Mind jäeti nüüd üksinda metsa, sellepärast, et rehv läks tühjaks sellel. Vaata veel ja ma olen liiga suur koore. Kas saab veel ilusamini naisele öelda? Mina ei saa peale tulla, jah? Saad, kui tahad. Tule siia teise poole peale, lihtsalt istud siiani. Kui ilus valgus on praegu. Väga-väga romantiline. Meie taluke seal. Kuku! Ma tulin! Tšau! Minu emme! No tere, saad kohe saatesse. No nii, tere kullakesed. Nii, kuidas sind võib nüüd nimetada siis? Mida sa võitsid eile? Kasvuspurdi auhinna peal. Minu kasvuspurdi auhinnaga. Usso, kui raske. Kõik loomad tuleb üle vaadata. Oota, mulle meelde, et tema on poiss ja tema on tüdruk. Ei, Säde on tüdruk. Säde, kas sa oled nüüd jänes? Ja me jätkame täna nüüd minu esitlusel veini degustatsiooniga ja teile jääb see vein jääb teile meelde. See on Hirveaia sinimustvalge punases kuues, see on tõsine kommar. Nii, aga selle veini sees on siis sinikuslapuu, must aroon ja valge sõstar. 3 armsat värvi, mis meie südames. Juhu! Mari, mis sa teed? Sügan oma ema. Mul lihtsalt tekib küsimus, kas sa tahad midagi? Ei, ma ei tea. Lihtsalt oled hea, aitäh. Ei ole seda vaja. Ma võiksin vabalt siin elada ja teiega contenti luua kogu aeg. Siin on lihtsalt mingi koerte ja kasside spa praegu. Meie pereõhtu lagunes ootamatult. Poisid, tšau! Poisid, Kaarel või tähendab, Kaarel, ma igatsun Kaarel. Paulikesel tuli mõte, et ta tahab minna Suure Jaani. Suure Jaanis on väga äge pisikene päevaspa ja siis ühesõnaga poisid otsustasid sinna minna. Oleme me jõudnud tegelikult 3. veinini, aga ma räägin siis ära kiiresti, mida me juba enne proovisime. Ma unustasin, lihtsalt inimene ei jõua kogu aeg filmida, inimene tahab nautida õhtut oma perekonnaga. Ühesõnaga me proovisime juba Maria Idea Farmi imelist musta iroonia vine. Ja see on aroonia vaarika vein ja kui tavaliselt aroonia vein on minu jaoks natuke raske, siis see vaarikas tegi ta väga-väga mõnusaks ja lõbusaks ja väga toredaks veiniks ja tal on ainult 11 volli, nii et täitsa tore. Siis me järgmiseks veiniks proovime Kanarpiku talu, veinitalu, mustsõstra veini. See on pool magus ja peaks sobima hästi siia seda õhtut lõpetama. No nii, kuidas hindad seda veini?
vaatame, kas sinus on sommelier õe. väga hea vein on. Aroonia oma oli ka hästi hea ja mulle meeldib see isegi natukene rohkem. Võib-olla ta ongi natuke siuke vanaema moosilik, sellepärast ta meeldib mulle. Väga hea. Väga... Temas on kõik, mis mustsõstras on head. Järelmaitse on ka veel väga mõnus. Pikalt tuleb. Me oleme sinuga õed. Mis me tegema hakkame, Maru? Mängima. Me jätkame õhtut lauamänguõhtuga. Ja me mängime bussisõnu 5 Ma olen täna 2 korda juba mänginud tegelikult. Let's play. Ma ei ole ammu näinud, et perekond istuks sedasi teleka ees. Midagi väga põnevat hakkab sagist olema. Siis, kui tuli koera beebide eest hoolitseda. Kõige uuemad tegelased on aga pooleaastased tiivulised. Sa saad ka telekas. Ta mõnib hästi huvitav. Hindreku talu pererahvas võttis tänavu aprillis 6 paaripäevast tibu. Lootuses, et kasvatavad kena kanakarja. Kuid selgus, et karjas on vaid 2 Emme, ma olen telekas. Need 2 pisikest kirja. Ja ma näen. Sest ta tundus tolletel kõige kukesem üldse. Ja siis see Issand, mulle nii meeldib endast telekas vaadata. Jumal tänatud, et sale. Nüüdseks juba jumala eest ei külmetaks, et oleks ikkagi kõik. Jumala eest ei külmetaks. Kuus on ka väga hästi näha. Ta kaalub sama palju kui 2 Matabichon-koera. Tere hommikust. Juba oli toas me paika. Tere hommikust. Mina ei ole veel näinud. Sissut ja tere. Anna käsi. Lähme. Tule minu juurde. Tere hommikust. Täna te tahate küll õue tulla natukene. No mis sa teed, Säde? Mida sa teed? Mis käigu sa käik pani? Tere hommikust. Tere hommikust. Näe, ma tõin teile ussik. Näe, pane. Natuke võtasid. Pane neile ussikest niimoodi siia. Vaata, nad kohe tahavad. Ja see on Villu, see on meie tubli muneja. Aga tule, lähme otsime, kas me leiame muna. Hopsti. Näita. Näed, kui ilus muna. Nii ilus muna. No nii, taluhommik, trallalla. Näita veel muna. Ma näitan. Sa ei pea naeratama, ole lihtsalt mõnus. Nii, mul on abilised, mul sulased. Ühesõnaga, ole kallis Joonas. Mine, seal on see kaevu sees, loputa see ilusti ära ja siia sisse pane vesi. Okay. Aitäh, ups. Juba siin olete kõik vabandada. Mis te teete? See on te nende. Lõpetage, te saate selle kuka käest peksa ja see on asja ees sellisel juhul. Säde, tule ära, sa saad peksa. Kas sa saad aru seda, et sa saad asja eest? No, kas sa said peksa peaaegu? Kana või kukk tegi liiga. Nii. Ma tõin maksa proovida. Siis see tuleb soojal, kus panin kaane peal. Nii, ja kes soovib, see siis saab. On kindlasti hea ja teeme kastme peale või? Viina kõrvale. Hea maks. Siis sobib. Hea maks, jah. Kuidagi on nüüd see ilm sedasi, et üle päeva on ilus, helge, rõõmus talveilm. Ja siis üle päeva nagu täna hommikul. November, mis november. Nukker, selline, kus tahaks hakata vaatama vägisi Egiptuse lennupiletit. Nii, meil on uue kodulehe tegemine, tuunimine. Nii, palun kõik minge nüüd vaatama kohe Hindreku talu ilusat kodulehte. Näita videot. Sofia. Eelmine kord, kui me magasinis käisime, Mari ütles, et siia tuleme jõuluasju ostma, aga kuna me oleme praegu linnas, siis me mõtlesime, et lähme vaatame linna magasini üles, seal võib suurem valik olla. Let's go! Kui ma päris aus olen, kas see on suurem kui Paides? Ei olegi. Paides on nagu... Paides on isegi nagu suurem äkki.
mis see meie selle aasta jõulustiil on? Mari on stilist selle aasta. Meil on niisugune päris klassikaline, tumepunane, tumeroheline, niisugused tumedad toonid. Nüüd ma loodan, et ma leian siit kõik vajalikku. Me oleme magasinis, loomulikult leiad. Sellist ei pane. Ei no sellist ei pane, jah. Niisugune ei sobi meile. Need on lahedad. Need, No need on täpselt nagu vanasti olid, jah. Ma tahtsin pähklipured ju. Oh my god. 70 sentit üks on väga okei. Väga okei. Väga okei. Said, mis We tahtsid? take these. Vaata, eelmine aasta meil oli see baleriini teema. Vaata, kui hästi oleksid sobinud. Oh my god, siin on veel. Jaa, siin on jumala ilusad. Need on nii ilusad. Ma tahaks, et Malibu ja Säde koera kujukesed oleksid. Siis ma täiega paneksin. Kui nunnu. Sul oli, kas on taksikoera? Vist ei ole. Mul oli kunagi, jah. Võiks taksikoera panna? Me olime väga mõistlikud ja meil tulid meelde kõik jõuluehted, mis meil juba varasemast olemas on ja me kombineerime. Taaskasutus. Kõige tähtsam oli see, et me saime pähklipure. Nii, ja ülevalt müürivöö on kenasti valatud ja silutud. Nüüd jääb üle veel reede õhtuga midagi ette võtta, kas minna teha mingi saunakas või midagi veel ägedamat. Mõtleme meestega välja. Nii, tulin hommikul vaatama, kuidas meil see müürivöö jäi, aga müürivöö on viimase peal ja ilm on ka viimase peal. Nüüd nädal aega laseme tal siin olla ja siis lõulevad sarikad peale. Et jõuluks saame siia juba kenasti katte alla. Tööpäeva lõpus on 2 esimest. Laed-ala rõõmsasti paigas ja homme neljapäeval on kindlasti pool lage meil juba siin olemas. Nii, algus on tehtud. Ootame paremat ilma, siis äkki saab toravamat peale tulla.